Rahvatantsurühm Vormsi tegutseb kaunil Lääne-Eesti väikesaarel. Aastaringselt elab Vormsil ligi 300 inimest. Seda ainulaadset Eesti väikesaart iseloomustab puutumata loodus, kordumatu kultuuripärand ja ainuomased ajaloolised sümbolid. Mandri ja saare vahel peab ühendust väike praamlaev. Suure pakasega lisandub praamile Rohuküla ja Vormsi vahel ligi 10 kilomeetri pikkune jäätee, mis on Euroopas omaette vaatamisväärsus. Vormsil elas enne teist maailmasõda ligikaudu 2500 inimest. Enamik neist olid rannarootslased. Aastasadade jooksul säilitasid nad oma algupärase murdekeele ning elulaadis säilisid külakogukonna sugemed. Rootslased elasid saarel kuni teise maailmasõjani. Sõjale eelnenud tihedat asustust meenutavad saarel vaid kevadeti Võsametsa sõitsevad sirelid ja umbrohtu kasvanud elumajade vundamendid. Vormsi rannarootsi minevikust annavad tunnistust Püha Olavi kirik ja maailma suurim rõngasristide kogumiga kalmistu. Saare külanimed on rannarootsikeelsed ja kasutusel siiani. Arvatakse, et Vormsile andis nime Islandi viiking Orm ehk madu, kes oma mereretkedel siia jõudis. Mereröövlina tuntud Ormi järgi on rootslased saart Ormsöks kutsuma hakanud. Rannarootsi kultuuri juurde on alati käinud muusika ja tantsimine. Vormsi rannatantsurühm loodi 21 aastat tagasi. Aegade jooksul on rühmas tantsinud paljud vormsilased ning mitmed neist on jäänud tantsule truuks siiani. Tantsimas käiakse tavaliselt kord nädalas. Rahvatantsijate endi sõnul pole see ainult treening, vaid ka erinevas vanuses saareelanike ja saatekapelli mõnus kokkutulek. Kes ei pea paljuks 45-minutilist praamisõitu või retke üle jäätee, on alati teretulnud tutvuma imekauni Vormsi saarega. Kui satute saarele Olavipäeva pidustuste paiku, võite saada osa ka rahvatantsurühma etteastest ja näha oma silmaga kohalikke rahvarõivaid. Maailmas on erinevaid liikumisvorme, alates rituaalsetest jahilemineku tantsudest kuni elurõõmu nautimise tantsudeni. Esimene kirjalik viide Eesti tantsulaadsele liikumisele pärineb 12. sajandist, kus kirjeldatakse sõdalaste rituaalset rütmilist liikumist tapluse eel. Sajandeid hiljem leidub esimesi kirjalikke ülestähendusi siinsetest rahvatantsudest.